Hei! Hai! Tere tulemast meie Valga vlogi. Võistlus on homme, pühapäeval, aga me alustame oma vlogi seekord juba laupäeval, kuna me käime enne ühelt natuke teistsuguselt võistluselt läbi, mida ma tahaks ka teile näidata. Ja siis hakkame juba Valga poole sõitma. Jah, Triatloniga sarnane, neil on ka lipsad seljas ja nad on päris palju vees, nii et saan natukene vaadata, õppida. Üsna sarnane, natuke erinev ka. Väikse outfiti lisa pidime ka selga panema, sest et see võistlus toimub natuke külmemas kohas kui triatlon. Fantastiline suveilm. Õde just kirjutas mulle, sa oled kiire ja tugev ja nii fucking äge. Let's go! Ja siis saates mitu giffi triatlonitest. Ma olid vastu talle rahu, triatlon alles homme. Kindlasti me väga appreciate ime Siksi kaasaelamist, aga Silver loeb just homme uuesti seda. Täpselt. Kuidas ilm on? Fantastiline. Õues hakkas nii külm, et me tulime kohvikusse varjule väikest sooja jooki jooma. Tervitused Hannesele, kes kogu aeg kohvi jooma nüüd. Võtan üle selle. Ma olen natuke teise joogi peal, sest ma ei joo kohvi. Jah, aitäh! Siin on reaalselt nii meeletult külm. Nagu neid jetisõiteid vaadates juba mul on päris kahju, et Silver peab homme võistlema. Aga loodame, et tal on homme veits parem ilm kui siin. Meil hakkaski nii külm nüüd, et me otsustasime, et hakkame ikkagi Valga poole juba sõitma. No plus kell on ka palju, muidu me jõuame mingi öösel sinna. Siin mingi vend peab veel 40 vintsa avade ujumist tegema. Jah, tõsi. Üks tänane treenik on veel tegemata. Ülilahe. Aitäh, Marti! No nii, me oleme nüüd omadega Valgas. Mida see peale 3 tunnis vesib korda sirutada? Lähme viime kotid tuppa ära ja siis juba peab üks mees siin ujuma minema. Aga vist saame ikkagi ilma vihmata ära käia või samas ma ei julge veel lubada, aga tõenäoliselt saame napilt. No tore oleks. Secure the keys. Nii, mul on kodust kaasa võetud üks pakikaamel. Isiklik. Et siin on, sul on veel vaja ratas ka võtta. Aga võid minna, mine tee üks käik ära ja siis saad tulla ratta järele. No nii, outfit seljas. Ready to swim. Ma ei tea, kas peaks autosse juba panema mütsiga pähe endale. Ja siis selle nokamütsi siia peale veel. Jah, miks mitte? See on sealt autost välja laks kohe vette. Vesi on 16,2 kraadi, külmemates kohtades 15,5. Mul on isegi 19 kraadi, vesi on külm. Sa näed nagu mingi. Normaalne, ne? Väga ilus, kallis. Väga ilus. Tae, lähe mõlema. Üks rohkem kuubujus kui teine. Me otsime selle pedeli rannaala üles, kus homme võistlus on. Ja katsume varvastega vee ära. Kui on liiga külm, siis Marleen ujub minu eest. Tulime siis siia ujumist tegema, kus homme võistlus toimub. See on nagu räige rajaluure. Juba Raido ka küsis, et kas me läksime Valka aklimatiseeruma. Aga nii külm on, et siin ei saa aklimatiseeruda. Ma ei tea, kui palju teil sama on nagu mul, aga mul on suht juudikas prillidega. Ja kui need nagu head prillid ühel hetkel hakkavad uduseks minema, sest et see kaitsekiht ära kaob, siis Brinkstore'ist saab mingit võlumöksi. Mul siin pool mööda praegu. Teed sellega prillid kokku, lased paar mintsa olla, samal ajal tõmbad ka lipsi selga
ja pärast vees loputad ära ja näed kõiki kalakesi, kes siin Pedeli järves ujuvad. Tahaks nii väga vinguda. Kadestan kõiki neid, kellel täna oli pandud rattatrenn, mitte ujumistrenn. Huvitav, kas ma petan ära Marti, kui ma lähen selle kummipaadiga ja võlbid seal peale panen källe pealt ujumisse käima. No ma usun küll. Äkki Marti lubaks. Aga noh, see on ikkagi enda petmine. Ise on vaja tugevaks saada. Väga tiip. Vähemalt kunagi olen päikest näinud. See oli üks raske tõmme. Oma lemmik õhupalli puhumise. Selle paned snäkke täis. Ja siis, kui vahepeal on igav seal järve keskel, viskad sellili, võtad snäkid välja ja teed väikse pikniku. Lõpetage ära. Tubli mees. Ma tunnistan, et siin on tunduvalt soojem kui hommikul jetivõistlustel oli, aga ikkagi väga-väga külm. Nagu ma olen oma vihmajopega ja siis mul on veel pusa ja pikavarrukaga bluus ja ikka on külm. Nii mõnus Eesti suvi ikka. Külm on jah? No üliharju mõte on see, et mitte midagi ei näe, nagu see on kottpime on kõik. No. Kui muidu ujud, sa näed põhja või mingeid taimi või haikalast või midagi. Siin ei ole mitte midagi näha. Ja nagu hingad suuga, suu külmub ära lihtsalt, siuke tekib nagu mingi jääkuubik kuhugi. Nii jahe. Oh no. Aga jah, see vesi tundub jah siin pigem selline tumedamat värvi. Aga ma teen veel 5 mintsa lihtsalt rahulikult. Siis teeme paar sisse jooksu. Teeme nii. Õudne. Davai, bye! Maku käest prille ette ei pannud. Õudne. Paneks prillid kätte seekorda. Tulin hoopis siia kai peale Silverit vastu võtma. Where are you? Oh no! Hi! 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 Või tunne oma jalgu. Õudne. Tehtud. Ma pole njaalselt mitte kunagi ujunud. Nii, me tulime shoppama. Suuresti siis muusisaia materjali. Aga Marleen vaatab mingit head jooki ka veel. Üks mees külmub siin ja mul oli jäätiseisu. Läti! Me ei leidnud siit Valgast mingit söögikohta, nii et lähme hoopis Lätti Valka. Sööma. Lähme Valka, jah, täpselt. Me tulime Silluga sööma ja mingid noored poisid teevad seal meie autost pilti. Ja Lätis käik jäi üürikeseks, aga vähemalt 3 poissi said endale telefoni videot, kus ma natukene revin. Me üritasime sööma minna, aga nad ütlesid, et neil on nii palju tellimusi, et nad panid juba siin varem kinni. Nii et me sõidame tagasi meie Valka ja kuhu me sööma lähme? No poisid ütlesid, et Valkas ei ole midagi enam head lahti, aga Valgas pidi olema üks hea restoran, Hesburger. Nii et me läheme testime selle ära isegi. Ega triatlone tehaksegi ju tegelikult ikkagi pitsa ja pasta ja purksi pealt. Süskarid, jah. Nii et... No proovime, pole proovinud Valga Hesburgerit, ma arvan, et võiks hea. Jah. Õige triatloni eelne õhtusöök. Kas siis ta õige, aga üks valikutest. Tegelikult vahepeal võid patustada küll, nii et ei ole hull midagi. Sõber on duši all, jah? No algul teeme talle väikse sükse sooja leotuse, siis katame ta dušikeeliga ja siis teeme päris pesu. Selge. Kuna see dušinurk on nii väike, et me peseme nagu pool ratast algul, siis on ratta ümber pöörata ja siis pesta teise poole. Ta jah, vaevu mahub siia tuppa ära. Me oleme siin otsapidi nüüd lõpuks jõudnud poodisse, aga meil ei lähe magama, sest nüüd on minu lemmikosa õhtust või ka päevast.
ja siis tervitused Indrekule. Moosi saiad, et homme oleks eriti kiire. Maasika moosiga. Mega pehme sai. Ülivõnus. Mega hea. Ja lisaks moosi saiadele tuli eile uus Squid Game'i hooaeg välja, nii et tundub, et peame 6 tundi järjest nüüd üleval olema. Paneme hommikuni välja, ma arvan, jah. Tere hommikust! Pakkimine käib juba. Kas sa oled valmis? Jaa, mul on telefonist käib WRC, kes tuleb Saksamaa Ironman. Ja siis ma üritan läbi mõelda, mis riietega minna, et kohe soojendust teha ja mis siis pärast selga panna veel. Super! Pakikaamrid suunduvad nüüd auto poole. No nii, nüüd on vaja kinnitused panna ilusti siia auto peale, et saaks ratta külge panna. Saime asjad kätte, nüüd on aeg ratas maha võtta. Siin on nii haigelt tuuline ja kuna Silveril on väike võistlusnäru ka sees, siis me küll võtsime numbri, aga me unustasime selle ära augustada. Nii et ma nüüd kõnnin tagasi. Nii, number on augustatud ja Silveri number seekord on siis 213. Ma leidsin numbri vööga ülesse, nii et aeg see nüüd külge panna. Aeg soojendust teha, aga väga soe outfit on ka seljas. Nagu tegelikult väike on ju kuum, aga see tuul on nii rõve. Silver läks nüüd soojendust tegema, ta sõidab 30 minti ratast ja siis juba varsti ongi start. Ilm läks ilusaks, päike tuli välja, nii et see on vähemalt tore, et nagu pole mingi ülikülm ja vihmane, aga tuul on ikka räme. Nagu ma olen 2 korda üritanud juukseid kammida, aga seda ei ole vaja teha, sest kõik lendab kohe sassi. Aga lugu lühike ja lihtne, pool tundi soojendust rattaga. Sisse siuke 3-4 korda kiirendust, 10-20 sekki. Ja siis saab rattavahetusalasse ära viia, ma arvan. Tegelikult ma praegu vaatan, et tuul jällegi vastu, ta on nagu rohkem külje pealt vist. Siis polegi liiga hullu. Aga ma teen oma kiirendused ära ja lähen parkin rattavahetusalasse ära. Sillu vanemad tulid teda üllatama salaja. Silver isegi ei tea, et nad vaatama tulid. Või noh, ma ka ei teadnud. Ma sain ka suure üllatuse osaliseks. Sillu tuleb sealt kaugusest tublisti. Teile ka natuke. Väga arvaks. Kuna ma ei viitsi rattajal nagu keele süüa, siis ma tegin siia topelt kogusi seda joogivedelikku. Et sa ei taha ära lahustada. Kiirelt prillid märjaks ja siis juba on aeg starti minna. Kuidas praegu vaim on? Ei ole kuidagi nagu seda panemisvaimu. Äkki veest tuleb, ma ei tea. Tubli musu, let's go! Hea, tubli. Davai, saad. Kohe minema. Now it's too late.
Musu jookseb seal teisel pool järve. Samm on päris hea, peaks ütlema. Sillu tuleb, samm on hea. Kõht küll vist valutus, aga ei ole hullu midagi. Läheb! Mega tubli oled, Musu, mega tubli! Läheb! Oi, mis duo seal on sõbraga koos niimoodi. No nii, läheb! Vihm hakkas sadama, aga läheb tugevalt edasi. Läheb, Musu, let's go! Ainult üks veel! Läheb! Oma klassi 5. Mega tubli, Musu! Mega tubli! Ei saanud kätte. Mul ei olnud rohkem enam, ma nagu nii üritasin. Maid oli nii palju kõrgem. Jala ja üks pikem ka. Ja kurat mul. Nii rõve. Ma arvan, et mingi 2. Silver kannab kohe ruttu treenerile kõik ette. Ma jope jälle seljas, mees on ka soojalt riidesse Ma olen nii punane naast. Kuidas oli siis? No, ma ei tea. See on nagu selles mõttes suht korralik õppimiskoht, et kuidas võistelda siis, kui on nagu null tuju, sükene paha tuju. Tahaks nagu lihtsalt, ma ei tea, asju loopida ja kuidagi nagu ei olnud sellist tunnet, et tahaks hullult võistelda. Aga kuidagi tuleb ennast kokku võtta. Ja minu meelest see oli ikkagi väga tubli. Nojah, aga selles mõttes ma nagu ise kujutan ette, et tegelikult võiks nagu palju paremini hakkama saada, kui saaks selle mindseti paika enne võistlust. Ma võib-olla sain külma siin mingi -20 kraadises vees. Ja väikse kokkuvõtte käes pärast on lahe tagasi vaadata. Mõelda, et peas mõtlesin endale mingi 100 vabandust välja, miks täna mitte võistlema minna. Aga ikkagi tegin ära ligi 6 minutiga olümpiadistantsi rekord. Ja noh, suures pildis tegelikult võib rahule jääda. Ma hakkan tagantpoolt ette tulema, sest et mul läks niimoodi nagu järjest paremaks. Jooks oli kõige parem, ratas oli okei ja ujumine oli nagu siuke rõve kannatamine. Jooks. Kella järgi tuli 10,6 kilti. Väga ebameeldiv. Tavaliselt oleks võinud 10 leppida. Aga see 10 kilomeetrit, mis ma täis jooksin, selle ma jooksin alla 40 minuti. Ja tegelikult mu enda siuke pessimistlik plaan oli joosta 41 täna. Et kindlasti jään rahule. Keskmine temps 3.58. Ja noh, ametlik aeg tuli 42 mintsa, kuna 10,6 kilti, aga see on 10 kilomeetri peal sai 39 midagi täis, nii et sellega jään rahule. Ratas oli täpselt samasugune nagu oli ilm, et ühtepidi minnes oli ülimõnus. Kaif 40 kiltsa tunnis rauas, mäest alla vahepeal oli 72 kilomeetrit tunnis sees. Külgtuuled, ratas käis niimoodi, vahel mõtlesin, et nüüd läheb alt ära äkki. Võitsid 2 käega niimoodi sangast kinni. Ma ei tea, mis mul lõpus keskmine kiirus tuli või keskmine see lõppaeg. Aga paneme ekraani peale. Paneme ekraani peale, jah. Siis pärast näete. Aga suures pildis oli see, et rattas ei olnud nagu... Ma ei osanud. Korraks tuli ergutamine vahele, tuttavaid rajalt palju. Nii et ma räägin umbes edasi. Aga suures pildis oli jah see, et siin nii-öelda kirstunael või see kõige raskem osa oli see, et ma ei suutnud leida endas seda Silverit, kes tahab hullult, et oleks valus ja raske ja rõve, et suudaks neid vatte suruda ja nagu tööd teha. Ma arvan, et esimesed 10 kiltsa ma nagu tegin tööd, kuna taganttuulega oli mõnus panna. Aga suures pildis oli see, et kui tuul vastu tuli, siis kadus ka motivatsioon. Võib-olla see on natuke liiga robustne öelda, et motivatsioon kadus, aga ei leidnud endast seda jõudu, et suruda rattal nii palju, kui ma oleks tahtnud. Nii naljaks on, inimesed vaatavad. Reportaaž. Vlog life. Vlog life. Vlog. Niimoodi tehakse enne. Vlog life. Aga ujumine. Asi, mis mul on alati olnud kõige kohutavam, kõige raskem.
ma isegi ei tea, kas see 26 minutit, mis mul tuli, on hea või mitte. Ma ei tea, mis mul see keskmine aeg tuli seal sellega 100 kohta. Aga ma läksin sinna järjekorda rahvasumma, vaatasin, et okei, mul läheb veits aega, panen prillid ette endale. Ja siis järsku tekkis mingi tropp, inimesed nagu ei tahtnud minna, ma ka ei tahtnud. Ja siis minu paremale poole tekkis nagu tühi koridor. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et mul on nagu lihtsam vette minna, kui ma ei jõua mõelda. Nii et ma jooksin koridori, panin kella käima ja laks hüppasin vette. Võib-olla halb otsus, aga enne mind oli ikkagi nii palju inimesi juba läinud sisse, et see pesumasina efekt, millest palju räägitakse, ma sain seda nagu meeletult hästi kogeda. Ma arvan, et 3-4 tõmmet ja ma sain juba kannaga ja käega ja jalaga ja mingi aeg tundsin, kuidas keegi nagu ujus must risti üle kuskilt üle selja. Ja siis vahepeal olid kellegi jalad mul kuskil rinna all ja siis keegi tegi konna. Et kohutav algus ja ma jäin nagu poide taha, et kuidagi sinna nagu puntrasse kinni, ma ei saanud välja ka ja hästi raske oli käima saada ennast. Ma arvan, ma pärast vaatan oma neid kiiruseid ja splitte ja avahäägu ja mis need on kõik. Et aru saada, kus mul raskest läks, aga ma arvan, et ma kuskil 600 meetri peal sain nagu vabasse vette. Ja siis ma sain hakata rahulikult ujuma, et siis läks mõnusaks. Aga noh, taaskord ei olnud seda tunnet, et teeks neid tugevaid tõmbeid, paneks, et ma siin oma vanuseklassis parimatele kaotasin mingi ligi 5 minutit ujumises, mis on ikka kriminaalne. Nii et nii ta läks, aga ma arvan, et nagu Martiga ütles, et mis halvasti uuesti omad vitsad peksavad, nii et lähen võtame selle ratta välja. Marti ütles, et ta ise vitsa ei anna, et küll elu annab need vitsad. Elu õpetab. Ma arvan, lähme võtame ratta välja, pakime asjad ära, mega külm, tuuline vihmane on, sõidame koju. Ja siis saame rahulikult mõelda, mida järgmine kord paremini teha. Tublisid poodumi lõpetaja joodame siis 21 TT-klubist. Oma võitlus tulemusega. Kohe on ratas käes ja vits ei mahu pähe või? Ei lähe jah, pea nii suur. No ikka juhtub. Noh, ratas käes. Jah, Marti ütles, ma pean tegema, või noh, Marti pani kavasse, mul oli 20 mintsa peale kerimist, aga vaatame kodus seda asja. Shout out to Marti, su üks lasteaialastest laseb sind üle. Juuksed on täiesti tuulest viidud. Leidsime oma paalivloogide sõbra Raido ka siit üles ja varsti lähme jalutame autasustamist vaatama. Õht on nii tühi, et me ikkagi ei lähe autasustamist vaatama ja hakkame kohe kodu poole liikuma. Nii, me olemegi nüüd kodus, täiesti väsinud ja põsed on ka täiesti ära põlenud. Martin on ainukene inimene Valgas, kes suutis tormi ja vihmaga päikese põletuse saada endale näkku. Arvatavasti küll. Aga ma loodan, et teile meeldis see meie Valga väga tuuline vlog. Ja peab tunnistama, et see olümpiadistants on ikka nagu vähemalt 2 korda raskem kui sprindidistants. Et seal järgmine kord tuleb mentaalselt ennast paremini valmis panna. Ja. Aga sellest rääkides aitäh vaatamast ja näeme Viljandis. Bye! Bye!